Enar Jääger, kes on siis Moskva Torpeedo varumängija. Mänguaega ei ole meie noor mängumees seal Moskvas palju saanud ja Audi sissevise nüüd. Ja hästi jätkati palliga. Ooper lööb ja lööb värava! Läti on 0-1 kaotusseisus. Eesti meeskond läks juhtima. Super, ilus tegutsemine. Pikka Audi järel pall esimesse posti, sealt lükati pall edasi. Läti kaitse ei suutnud seda puhtaks lüüa, pall kukkus meie jaoks õnnelikult Andres Ooperi jalale ja Andres Ooper lõi selle värava tagumisse nurka, väravaist mööda. Ilus mängu algus, väga ilus mängu algus A Le Coq Arenal. Eesti meeskond läks Läti vastu 1-0 juhtima ja Andres Ooper lõi oma Eesti koondise 28. värava. Aga kõige tähtsam, et me sellest väravast juhina Ooper ise lükkas nüüd palli sinna peaga viipe suunas. Väike koperdamine seal lätlastel omavahel ja Ooper oli see mees, kes avas mänguskoori. Väga ilus Audi sissevise loomulikult ka Enar Jäägeri poolt. Olinko sai veel Ooperi löögile käe või jala vahele, aga see oli nii lähedalt, et seal nagu ei jõudnud enam reageerida ja midagi teha ei olnud. Ei saa me läbi Lätita ja Venemaa meelest ei lähe, ütlevad ka laulusõnad ning Eesti juhib Läti vastu 1-0. See oli vist nüüd lätlaste paremkaitsja Tsirnis, kes eksis selles olukorras üsna rängalt, ei suutnud palli puhtaks lüüa tema eksimise tõttu. Eestlastel nüüd kiire vasturünnak läbi Sergei Terehovi. Terehov on tõesti nõelteravalt rünnanud kogu aeg oma poole peal seal. Suruseisu ei ole! Smirnov! Ai, kas tuleb nüüd? Läheb Smirnov, Maksim Smirnov on palliga, ta on ühe! Ja 2-0! Eesti koondis juhib Läti vastu 2-0! Suurepärane! Ja see oli Maksim Smirnovi teine värav Eesti koondises. Mäletad, Smirnov lõi Edinburghist 1998. aastal Šotimaal ühe värava. Mäletan. Samuti fantastilises mängus meile Eesti lõpuks küll 2-1 eduseisus, 2-3 kaotus, aga loodame, et täna seda ei juhtu. No usume, et täna seda ei juhtu ja pole põhjust karta, et see peaks täna juhtuma. Indrek, ma ütlen seda, et Eesti koondis teeb praegu elumängu. No Eesti koondis teeb head mängu. Aga siin eksib rängalt väravvaht. Nii, Olinko. Ja külma närvi säilitas Maksim Smirnov ja sellest löögist siseküljega rahulikult 2-0. Eesti koondis juhib Läti vastu 2-0. Seda oleme oodanud, seda päeva oleme oodanud, kui me lätlastele tuule alla teeme jalgpallis, aga mängida on veel. Mängida veel on üle 20 minuti vist. Ja seda on päris palju jalgpallis. See on pikk aeg. Leidelis. Stepanovs ja näeme seda olukorda veel kord, jah. Eksis Aleksandr Skolinko, kes oma koduklubis Kaaslani Rubinis on ikkagi varuväravaht, väga palju mängupraktisööte ette. Kas Jääger jõuab vahele? Jääger kontrollib, on oma koha peal täpselt. Nüüd on Laisants vaba. Oi. Ohtlik koht. Laisants lööb, oi, posti. Ja sealt väravasse. Ai. Nii et lätlased on vähendanud kaotusseisu 1-2. Lõpuks said ikka oma tahtmise. 90. minut. Juris Laisants. Närvilised viimased minutid tuleb 3, näitab kohtunik. See tuleb vastu pidada. Seda tuleb vastu pidada tõepoolest. Lätlastel on tekkinud nüüd lootus sellesse mängu. Eesti koondis juhib 2-1. Tõrvikud on süttinud, näeme seda siis väravat veel kord. Laisants siis sai kõik alguse. Lööb ja lõigi värava. Natuke liiga vabalt laskis meie kaitseda löögile sealt. Jääger. Läti sektoris 2 tõrvikut, mille eest võib Eesti Jalgpalliliidule väike trahv tulla, ma kardan. Ja tänast kohtumist kommenteerib Eesti Jalgpalliliidu president Indrek Kannik. Aga kuna see on Läti sektoris, siis on halva asja juures hea asi see, et ka Läti Jalgpalliliidule tuleb siis mingi trahv, kui Eestile tuleb. Ja mis kõige tähtsam oleks, et Eestile tuleks võit. Just.